tere hommikust ja ilusat vlogi algust teile. Täna on esmaspäev ja minu esmaspäev näeb välja selline, et ma lähen, annan ühe eratunni ja siis ma olen free flow's. Teen tööd ja siis õhtul on show hip-hop. Kuulge, väga fail. Põhjus, mis ma täna tahtsin vlogi alustada. Mõtlesin, et Kaisa pidi mulle trenni tulema täna, et oleks äge näidata, et jaa, vaadake, Kaisa tuli trenni. Ja ma ei näidanud seda. Ja siis mu tänane klipp ongi hommikul. Jou, täna on see päev, ma teen seda. Ja siis klipp podatsutrenist. Vau, aasta vlogger. Ega mu õhtu ongi praegu läinud sinna, et ma tuli koju ja ma tegin oma Garnieri sisu lõpuni. Nii et hommikul ma siis saadan kõik ära ülevaatamiseks ja kui on fine, siis ma postitan mingi päev nüüd. Ja jälle mul on YouTube'is väike pausika tulnud sisse, sest et mul olid nii pikad päevad ja tegin mingeid muid asju, mis olid kohustuslikud. Nii et vaatasin just 10 päeva pole jälle postitanud. Aga ma fiksin selle probleemi kohe. Mul on juba edatav ei fiksi kohe. Alati. Ideaalis tahaksin siis homme õhtul video valmis teha. Nii et ma siis homme hommikul vlogi monteerin. Niimoodi ma saaksin homme õhtul selle valmis teha. Vot. Aga mida me võime teha on teha selle väikse värpiku trikikese. Kus ma teid panen? Joosep, kas te toetaksite, palun? Oi, vabandust. Joosep on siin mu kõrval. Koti sees. Ma panen teid siis siia. Kas te näete mind? Nagu te vastas mulle, eks. Oh, vaadake, kui mugav. Väga hea. Nii, mis mul täna tuli, oli see, et mul tuli üks Petriisi esinemine reedeks, millega ma ei olnud nagu arvestanud, et ma arvasin, et tuleb vabareed õhtu. Aga ei, ma saan esinema minna, mis on väga tore. Ja mul tuli veel reedel üks plaan. Ma lähen ilmselt sõbrannadega padelit mängima. Ja ma ei ole mitte kunagi seda teinud ja ma olen alati seda tahtnud teha, aga mul ei ole olnud nagu hetke, et nagu lähme nüüd ja siis nagu seda kellega minna, eks ju. Ja kuna ma ei ole kunagi tennist mänginud, siis ma kujutan ette, et see on ju väga sarnane tennisele. Ehk siis tuleb oma vanad skillid meelde tuletada. Oot, nii et seda näete siis hiljem siin vlogis. Aga lähme päeviku juurde. Kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Tead, ma ütlen niimoodi koostööd. Ma olen tänulik, et ma üldse saan koostööd teha. Ma olen lihtsalt töö, et kuigi mul on palju tööd, hetkeseisuga jälle kuidagi, alati kuu algused, siis ikkagi ma olen tänulik selle üle, et mul on tööd, sest tänapäeva maailmas võib küll paljudel olla tööd või nad teevad tööd, mis neile ei meeldi. Eks nagu ma olen väga tänulik, et ma saan teha täpselt seda, mis mulle meeldib. Ja 3. asi, ma ei tea, tervis. Jälle on ilmad külmemaks läinud ja kohe hoian hinge kinni, eks ju. Et minul ikkagi see külm ei sobi. Nii et ma lihtsalt ootan, mille see läbi saab. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Ma ei tea, kas see on ilus mõte, aga ütlen ausalt. Räntida on vahepeal väga tore. Las ma seletan. Vahepeal on vaja ennast välja elada. Lihtsalt kõik välja oma kehast ja siis sa saad rahu. Ja mul oli täna see päev, kus mind ajasid teatud olukorrad närvi. Siis ma olin mingi, teate seda videot, kus on see, can I say a bad word? Can I say a bad word? Ja siis ma ei mäleta, mis ta lõpuks ütles. See lapsuke, eks ju. Ja ma olin täpselt, kas ma võin räntida? Ja siis ma lasin käia, räntisin ja mul hakkas kerge. Ja siis tuli Kaisa. Ja siis ta tuli ka samamoodi nii. Ma olen nii närvis. Inimesed ajad närvi. Ja siis ma olin mingi, palun, meil on terve päev olnud räntimiskontor, kus kõik saavad ennast välja elada. Palun, jätka. Ja siis ta lasi selles. Ja teate, it helps. You're not a bad person, kui sa teed nii. Päriselt helps mina rääkimas English. Ändage. Nii. Ja üldse nii tore, et Kaisa mulle täna trenni tuli. Ja, väga tore. Mulle väga meeldib. Et jah, äsnaga, nii. Millal lülitasid viimati oma telefonid terveks õhtuks välja? Teate, ma ütlen teile ausalt. Ma arvan, et sellist õhtut ei ole eksisteerinud mitte kunagi. Võib-olla siis, kui mul ei olnud telefoni. Või siis, kui ma olen olnud väga purjus. Ma panen ilmselt mõni pidu. Tahtsin veel Aleppo sööpi täna teha, ei viitsinud. Mul on see
hoog kadunud, et ma nagu pushin ennast niimoodi, et ma lihtsalt teen asju, et mul tuleb see nagu sossiutöö praegu peale viimasel ajal ja see on halb. See lihtsalt näitab seda, et ma pole piisavalt puhanud, sest kui ma olen väsinud, siis ma ei viitsigi. Kui ma olen puhanud, siis ma viitsin. Nii et loodame, et homme on see vibe tagasi. No tere hommikust, käes on teisipäev. Ja minu teisipäev näeb välja täna selline, et ma lähen Free-Flow'sse. Seal on siis Stretch and Tone trenn. Ja siis ma olen natuke aega kontoris. Ja siis me läheme teeme Diana ja Kristeliga ühe väikse brunchi. Ja siis ma lähen tagasi Free-Flow'sse, sest et Heels trenn on täna. Ja. Kas ma jätan selle kaamerasse? Kas sa saatis selle tikpik? Jaa, teed videod. Okay. Tere õhtust. Tegelikult kell on 2:01. Mul on niisugune huvitav päev. Kõik oli fine. Ja siis ma käisingi Simona trennis ära ja siis mul hakkas nagu halb. Ja ma olin mingi, mida? Ja siis läks väga paremaks. Ja siis nüüd, kui ma hakkan magama, tuli jälle selline väike sickness. Siis ma olen mingi... Oh. Jah, täna on sellised mixed emotions. Ma ei oska seletada isegi, mis need kõik on. Let's not discuss those things, okay? Nii. Võtame lihtsalt selle märkmiku, täidame selle ära ja lähme magama, sest homme on vaja pikk teekond ette võtta. Ja kirjuta üles 3 asja, minu üle oled kõige tänulikum. Minu sihikindlus. Mulle meeldib see, et ma olen väga sihikindel. Sõbrannad. Et ma saan sõbrannadega rääkida nii vabalt igast teemadel. Et ma saan trenni teha. Nii ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Ära võrdle ennast teistega. Ja oigi tihti ma pean seda endale meelde tuletama, sest nagu vahepeal ikka lähed sinna mõtetesse, et aga võiks ju ka nii või peaks ka nii, eks ma olen nagu ei, aga ma teengi asju omamoodi. Ähesõnaga ja nagu lihtsalt, jah. Võrdlemine on halb. Kas sulle meeldib tööd teha? Küsimus. Nüüd on teil ausalt, ma olen narkoman, nii et jah. Ma vist ei suudaks kunagi olla see, kes istub kodus päevad läbi ja teeb süüa ja koristab ja... That's not me, okei? Vot. Okei. Nii, selge. Magama. Tere hommikust, käes on kolmapäev. Lotokolmapäev. Ja... Mul on täna ainult üks suur asi plaanis. Ja see on see, et ma sõidan Võrru. Ma olen seal ühe workshopi. Ja siis ma tulen tagasi. Ja. Aga kuna ma sõidan sinna 3 tundi üks ots, siis... It's gonna take some time, okay? Ma lähen nüüd sõidan auto õe juurde. Võtan sealt auto ja siis lähen. Let's go! Ma olen jõudnud omadega tikupossi. Ma hakkas tõht nii tühjaks. Ja mul on veel... tund kindlasti sõita. Nii et kõige kurvem on see, et ma ei saanud Bluetoothi üle. Ehk siis ma pean raadiot kuulama. Ja jumal tänatud, et siin saab ruttu nagu stationil vahetada, et ma peaks hakkama otsima kogu aeg. Aga jama on selles, et kui ma sõidan ju siia poole, Tartu poole, Võru poole, sagedused muutuvad. Ma ei saa aru, kas see auto ei võta automaatselt minu arust. Nii et enne oli mul mingi 7 kanalit, mida kuulata, nüüd on mul 3. Nii et jah. Ja ma ei viitsi. Ongi see, kui sa ei tea autot, siis on väga raske nagu mingi sõidu ajal mingi vaadata. Nii et pole väga näha, aga ma jõudsin lõpuks kohale. Ma olen kodus. Ja kusjuures ma tegelikult arvasin, et raudselt, kui ma olen koju, ma olen mingi megaväsinud. Ei ole kusjuures. Nii et sellest on hästi ja kõik oli väga edukas, nagu siit oli väga hea. Teeolud olid ülihead, ainult tagasi tulles kuskilt Kosekandis sadas natuke lund, aga that's it. Muidu mul olid ülihead teeolud. Nii et sellest läks väga hästi ja joppas. Kuigi jah, jätkuvalt manuaal ei ole minu auto absoluutselt, ma ei tea, miks peaks keegi üldse tahtma rohkem teha roolis kui vaja. Et ei tea, ei saa aru. Ma hakkan ilmselt nüüd monteerima. Tahaks oma YouTube'i video valmis saada. Ma ei tea, ma pean teiega jagama. Teate seda tunnet, kui on mingi ootusärevus millegi osas
ja siis teil on see kõhud liblikas. Oota, kõhud liblikas, mida? Liblikad kõhust tunne või selline nagu anxious tunne, nagu selline nagu, et kuidagi nagu mingi, et kohe, et nagu midagi head on kohe tulemas. Mul on see tunne nagu, ma sõitsin ja mul tekkis see tunne tagasi tulles, et ma ei tea, kas see on siis nagu kuidagi, kevad hakkab varsti ja nagu, ma ei tea, mingi, kuigi mul ei ole midagi nagu suuremat tulemas, et nagu mingi, et nüüd mingi see, ma ei tea, kuidagi see tunne tekkis ja see on mul praegu siiamaani ja see on nii mõnus tunne. Nagu selline, ma ei tea, ma ei oska seda seletada, aga ma loodan, et saad aru, mida ma mõtlen. Workshop ise oli väga tore. Need olid väga toredad, nad võtsid ilusti info vastu. Mulle väga meeldib, kui ma tunnen ennast nagu hästi, sest ma olen käinud workshopidel, kus nagu ma näen, et on mingid neiud, kes ei viitsi teha ja mingi niimoodi, aga seal olid kõik väga süvenenud ja see neiu, kes seda korraldas, oli ka väga tänulik ja ma sain aru, et ma pidin sinna minema. Ja, nagu it was a sign. Aga ma sain sellised kotikesega, siin on selline kotike. Siin sees on siis külmutatud vaarikatee piparmündiga, Setomaa. Jah, ma käisin põhimõtteliselt Setomaal vist. See nimi andis mulle selle postri. See oli siis see poster, mis oli kooli peal laiali. Ma ei tea, kas on õiget pidi, kui ei ole, siis ma flipin selle. Vaarika küpsised külmkuivatatud. Sellised, oh my god, väga huvitav. Ossa, wow! Värska mineraalvesi. Magneesiumvesi karboniseeritud. Wow. Ja, tegelikult ma käisin Värskas vist. Ühesõnaga, ma käisin seal. Setomaa magnet. Neksi. Kommikapp. Ja siis see kotika ka. Aga jah, ütleme nii, täna oli väga edukas trip ja väga mõnus oli niimoodi lihtsalt sõita ja olla omas mullis. Ja no muidugi oliks, et ma pidin raadioid nagu kuulama kogu aeg, siis ma kogu aeg vahetsin neid ja kogu aeg samad laulud igal pool. Nii tüütu. Tere hommikust! Käes on neljapäev ja mina sundun hetkel siis stretch and tone tundi. Peale seda mul on massaaž, mida mul on väga vaja, sest ma reaalselt läksin jälle voodisse ja mul tundsin, mul kõik valutab. Kas oligi sellest, et ma istusin ja sõitsin ja ma ei tea, ühesõnaga I need the massage. Tänan siis Aage ja Laura uue muusikavideo võtted ja siis me oleme sinna. Ja need on minu tänased plaanid. Massage aeg. Kuidagi täpselt on nii, et see shoot on minu kodu kõrval. Ehk siis ma saan peale shooti, tegelikult ma pean käima Kristiinast läbi minu pakk seal ja ma pean jooseplusi ostma ja endale ka ja siis koju, aga mõnus, et kõik on siin ühes piirkonnas. Niimoodi, see on klopnik. Tere õhtust! Tegelikult kell on 12 ja ma olen olnud väga halb vlogija, see vlog. Ma tunnen, et ma üldse ei vlogi ja ma ei jaksa mitte midagi teha. Aga mis ma peale videoshooti tegin? Ma läksingi peale seda otse Kristiinasse pakile järgi. Võtame selle paki korra ette. See on siis Notina pakk. Ja pärast, mul on alati see, et kui ma midagi tellin, siis ma võtan alati Notina ette ja siis mul on mingi list tavaliselt, et nagu, mis mul on just otsa saanud. Mind on nagu unistatud sellega, et ma väga vähe ostan ilutooteid, sest ma saan neid pakkidest, et sellest on tore. Ja siis lähebki aeg-ajalt meelest, et mis mul oli mõttes ja mul saab kohe näomask otsa. Ja ma isegi valisin välja mingid ja ma unustasin need osta. Nii et ikkagi ma pean mingi hetkele tellima sealt. Tellisin siis šampooni. See on siis Olapleksi oma. Ma tahtsin väga seda klint, ma ei tea seda, aga see oli, nagu kõik oli otsas. Ja ma tean, ainuke koht, kus ma tean, kus see saab, on minu kosmeetiku juurest salongist. Nii et järgnevalt, kui ma lähen, siis ma ostan kindlasti ta käest seda šampooni. Aga jah, see on siis Bond Maintain, mis iganes. Ja siis Beauty Blender. Tegelikult neid Beauty Blendereid peaks vahetama tihedamini, kui ma seda teen. Ja mul on see praegune, see on Browsi oma, mis mul praegune on. Ja see on juba katki ja selline, ütleme nii, et on aeg uus osta. Aga ma olen väga valiv Beauty Blenderite osas. Ja
see brausijama oli imeline, aga noh, ongi see, et ma ei hakka selle ühe käsna pärast brausist nagu tellima. Ja siis teine firma, kes mulle väga meeldib, on EcoTools. Ja kohe tahan näha seda. No, tundub täitsa tore. Loodame, et siis ma proovin homme meiki teha sellega, et loodame, et see on hea. Ma eile ei viitsinud märkmikut täita, sest ma lihtsalt tahtsin töötu minna, sest ma olin tegelikult lõputu lõpuks ma olin ikkagi väsinud. Ja. Oh my god. Kui ma täna olin massaažis, eks ju, siis ta pani mulle lõpus pani kaarte. Ta oli mingi, ma hakkasin seda tegema, ma panen sulle kaarte, ma olin mingi tavai. Ta oli mingi, ma tean küll, sa tahad teada meeste kohta. Ma olin mingi, Ja siis ta pani kõik kaardid ära. Ja see oli nii huvitav, et ma nagu, ma ei tea, mis loogikaga need kaardid seal olid, või nagu, et igal kaardil oli sama mingi põhimõte ja igat mingit valdkonda siis iseloomustasid kindlad kaardid, eks ju. Ja siis, kuhu mul kogunes kõige rohkem neid kaarte, oligi siis minu sisemaailma, või kuidas ma seletan, et järjest tuli neid, et millega sa pole rahul või miski sind ikkagi närib, et sa pead ikkagi tegelema mingi asjaga enda juures. Ma olen mingi, okei, väga huvitav. Nii, ja siis tuli üks kaart, mis oli see desire ja seal oligi siis mees ja naine. Ja siis ta oli mingi, et sa tahad siia jõuda, aga noh, et sul läheb veel aega, et midagi sa enda juures nagu pead aru saama millestki. Siis ta oli mingi, aga ma tahan näha, kuidas sa sinna jõuad, mis hetkel. Ja siis ta oli mingi, et võta kaart. Võtsin kaardi ja see valdkond, mis siis, mida mul kõrgem oligi siis see, et tegele sisemaailmaga, eks ju. Võtsin kaardi, tuli jälle see kaart. Ma olin mingi, okei, sa pead tegelema endaga, et see härra tuleks. Ma mingi, okei, võta veel üks kaart. Võtan ka see. Siis ta mingi, okei, sa pead ikka väga palju veel tööd tegema endaga, et ta veel ei tule. Et mingi, okei, teeme viimase. Ja kui kolmas kord tuleb ka, siis tähendab, et kaardid ütlevad, et ma ei ole veel sama loomadega. Võtsin nii, et tuligi kolmas kord ka see. Siis ta oligi mingi, okei. See näitab seda, et sa pead veel millegagi tegelema, mis ma olen kaua võitnud. Aga it makes sense. Ma ei mäleta, mis ta enam ütles seal kõike, aga see oli kõik väga loogiline. Teate, mis ta ütles? Mis väga palju make sense'i. Vaadake, ma olen hästi hella hingega või hella südamega selles, et ma olen nagu väga empaatiline. Ma tunnengi, et ma olen hästi nagu hell süda, et ma nagu ma olen hästi nagu tundlik ja nii. Ja seetõttu ka ma ei taha haiget saada, sest et kui mina saan haiget, siis minu süda on nagu ekstra valus. Ja siis ma olengi mingi, aga it makes sense kinda. Oot, nii et ma ei tea, mis sellest saab. Aga mis mul on 3%? Tavai, teeme siis ruttu. Kirjuta üles 3 asja, mis täna õnnelikuks tegid. Massaaž, sest see oli nii mõnus. Maasikad, oh my god, ma ostsin üle pika aja jälle maasikaid. 6 eurot oli küll see pakk. No bananas omad, eks ju. Need olid nii imelised. Need olidki mu selle hooaja esimesed maasikad. Need olid amazing. Joosep. Sest et keegi kirjutas mulle YouTube'i kommentaari, et sul on ikka Joosepiga on mingi jackpot, et see, kuidas ta sinuga on ja kaisutab ja kõik selles. Ma olen mingi, tead on jah. Ja ta praegu magab oma kalakse peal. Ta pean kalakse peal, siis ta mingi. Ta on nii armas. Okei, nii. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Ma ütleks, et sellisesse usalda enda sisetunnet. Lihtsalt täna panin tähele natukene. Mida ootad elust kõige enam? Ilusaid hetki. Tahaks abielluda kunagi jätkuvalt. Ma ei tea, väga random. Aga okei. Ühesõnaga, ma lähen teen näomaski ja lähen magama, sest homme on pikk päev. Tere hommikust, käes on reede. Ja ütleme nii, et mul on täna selline päev, et märksin enam klass, siis ma hakkasin kohe asjatama, askeldama ja järjekordselt on käes see aeg või ma korraks tundsin, et ma sain hingata päriselt, et ma tegin asju omas temposini ja nüüd jälle mul on mingi 100 miljonit asja korraga ja ma olen lihtsalt nii rahulikult, step by step. Aga tänasest päevast rääkides, siis ma suundun hetkel Freeflow'sse, meil on seal siis venitustund. Ja siis mul natuke aega, ma teen jällegi neid asju, mida mul siin hommikul jõudnud kõike teha, eks ju. Ja siis ma lähen Lasnamäele, me lähme sõbrannadega padelit mängima. Ja see on esimene kord, kus ma seda lähen mängima. Ja ma vist siin vlogis ütlesin ka, et see plaan tuli esmaspäeval ja ma olen tegelikult väga elev, sest et ma räägin. See tennise entusiast minus pole siiamaani saanud seda välja lasta.
seda tennise isu ja padel on väga sarnane tennisega, nii et ja. Ja siis, kui see on tehtud, siis ma lähengi otse Võrru. Meil on täna siis Petriisi live. Minu esimene kabanos. Mulle meeldib iga kord avastame siis, kui me nagu esineme. Kell on 5:23, ma ütlesin koju. Ma võtan ruttu selle meegma, sest ma pean ärkama juba mingi, ütleme, 10:15. Sest mul on pikk päev homme, nii et tere hommikust. Käes on laupäev ja mul on täna niuke trennide päev. Ma alustan sellest, et ma lähen kõigepealt tantsakti, meil on see Empire proov. Ja siis ma lähen edasi Ülemistesse, seal on siis Select Dance Event. Üks äge tantsija tuleb ja annab 2 workshopi. Ja siis ma käin ruttu õe juurest läbi, viin auto võtmed tagasi ja siis ma tulen koju, sest mul on väga palju asju vaja teha. No nii, tagasi Maariti jutunurgas. Kell on kohe saamas 1. Tegelikult ma jõudsin koju, ma pakun mingi 6:30. Ja siis ma istusin maha, sõin ja siis ma tegin väikse uinaku, mingi tunnikese. Ja kaisutasin oma Joosepiga ja see oli nii mõnus. See oli see uni, kus ma ilastasin Joosepi peale. Ja siis ma tegelesin oma commercial esinemisega. Panin kõik asjad paika ja siis ma hakkasin miksima commerciali miksi ja see tuli nii vänger nagu, oh my god, ma ei jõua ära oodata, mille ma seda saan homme neile lasta. Et nagu very exciting. Ma sain aru, et mul nüüd järgmised ja ma ei tea, mitu päeva on nii full lihtsalt nagu, need päevad on kõik nii pikad. Oh well. Räägime korra eilsest esinemisest. Ma ei olnud nii ammu Võrus esinemas käinud. No ma just käisin Võrus või mis iganes Värskas, eks ju. Aga ma ei olnud ammu esinemisse käinud seal Club Tartus. Ja väga tore oli. Seal oli paar inimest, kes olid mingi, Maarit, ma vaatan su vloge. Nii et tervitused teile kõigile. Aitäh. Ja siis tänane workshop, see Select seal. Ja, nii. Esimene class. Ma ei ole kunagi nii raskel workshopil käinud vist. Ma ei saanudki seda nagu lõpuks. Nagu natuke tantsujuttu, siis tavaliselt Selectil on olnud nagu sellised õpetajad, kellega on natuke nagu ma ei tea lihtsam. Mul on tundunud, et kuidagi saab kõigele pihta ja nii. Ja näiteks Ripple, kus on siis nagu rohkem nagu hip-hopi teema, siis seal on nagu minu arust nagu raskem olnud ja kuidagi alati on mingi räige struggle, eks ju, aga siiski ma tunnen, et see on tehtav. Nüüd täna see esimene kava oli lihtsalt nii pekkis, et nagu ma sain aru, et oh my god, ma ei ole kunagi vist nii rasket workshopi teinud või võtnud. Ja, aga siis teine oli juba nagu, esimene ka täiega vibe, aga see oli lihtsalt nii raske, aga teine oli reaalselt nagu nii vibe, lihtsalt neid detaile. Ongi see, et ma nagu imetlen neid tantsijaid, kes suudavad seal nii lühikese aega võtta kõik detailid. Nagu mul on vaja protsessida seda kõike mitu päeva. Ja kohe haarata kõik detailid, jalg siin, jalg seal, käsi siin. Nagu, ja need ei ole need detailid, et umbes, et tšükk, vaid need on nagu, ma ei oska see, ühesõnaga miljon detaili ja ma lihtsalt imetlen mõnda tantsijat üle nagu wow. Ja siis on kõige aegem see, et nagu tal olid nagu liigutused reaalselt niimoodi, et kui ma räägin teile nüüd tantsukeelest natuke, siis noh, me nagu loendame. Ma üritan rääkida eesti keeles nagu count section, countid. Et 8 on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nii, eks ju. Ja siis on tihtipeale kasutame näiteks 1 and 2 and 3 and 4 and 5. Nii. See on selline klassikaline, et sa ühe takti jaotad 8, see on 1 and 2 and 3 and 4 and 5, eks ju.
ja tal oli üks takt, 4 liigutust. 1-E-N-A. Mis asi on 1-E-N-A? On reaalselt ühes taktis 4 liigutust. 1-E-N-A. Kuidas ma seda seletan? Äsja, kui tavaliselt näiteks 1, siis ta on 1-E-N-A. Ma tulen oma nii läbi, aga mul on väga pikk päev. Nii et ja teeme siis ruttu selle märkmikukese ära. Ja siis ma teen ruttu näomaski ja juuksemaski ja olen tuttu siis homme tegutseme. Kirjuta üles 3 asja, mis sind täna õnnelikuks tegid. No obviously select dance event, sellepärast, et nagu ma nii naudin neid workshop'e, sest nad on nii haigelt rasked ja see on nii hea challenge, aga ma tunnen, et sellistel hetkedel ma arenen kõige rohkem ja kui ka tuleks aega, et käia rohkem workshopidel, tihtipeale mul jäävad need workshopid nagu aja taha, et lihtsalt enamus workshopid on, ma ei tea, pühapäeviti, kus on minu trennid ja ma ei jäta oma trenni workshopide pärast ära. Eriti kui nad on nagu Eestis, ma olen mingi et ma saan, et ma lähen kuskile välismaale dance campi, et siis ma saan aru, et võib-olla jätan ära, aga nagu muidu commerciali mix, ma ei tea, kuidagi see oli nii vibe, mis ma siia kokku miksisin. Joosepiga näpp. Ei, uinak. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Inimene areneb siis, kui ta turvatsoonist välja tuleb. Ja sellega seoses mulle meenub, üks mu sõbranna ütles väga hästi, nüüd siin eile, et kui sa teed midagi ja sind parandatakse näiteks, et jälgisin seda, näiteks tantsijatele ma räägin, et jälgisin seda nii, ja siis kui sa hakkad seda tegema, sul läheb sassi, siis ta oli nagu väga hea, et sul läks sassi, see tähendab seda, et sa hakkasid muutma midagi. Sest et kui sa teed uuesti ja sul ei lähe sassi, okei, see on ka fine, aga kui sul läheb sassi, siis see tähendab seda, et sa üritasid midagi muuta ja üritasid midagi jälgida rohkem, mis näitab, et sa pingutasid. Ühesõnaga, ja see oli nagu nii make sense ja ma olen mingi jaa. Ühesõnaga, nii. Millised tõekspidamised hoiavad sind tagasi? Ma tean, see, et mees peab esimese sammu tegema. Kohe see. Ma arvan, enamus lastest on see sisse kodeeritud, et nagu sa tahadki seda, et mees teeb esimese sammu ja sa eeldad seda. Ja siis ongi see tihtipeale paljudest ei saagi üldse alatagi, sest et see kutt ei tee esimest sammu, sest võib-olla ka tema kardab ja siis ongi nagu see, et you will never meet. Tere hommikust, käes on pühapäev. Ma juba suundun auto peale, kuna ma pean hommikul nüüd enne trenniruttu käima läbi Rocca al Marest, võtma püksid ja siis lähen trenni andma commercialit. Ja siis peale commercialit on kohe proov commercialiga üheks esinemiseks, mille jaoks ma püksid toongi. Ja siis on kohe strip otsa. Nii et 6 tundi päevandana järjest. Ja siis on üks küsimärk, et kas üks sünnipäevakene toimub täna õhtul või mitte, sest et neil on plaanis teha brunch, aga kuna ma olen trennides, siis oli kunagi jutt, et teeme siis õhtul ärklisse mineku, eks ju. Nii, aga kui ma eile küsisin, et mis sellest saanud on, siis see oli praegu kaheldav. Jah, vot. Nii et ma ei tea. Ma olen niimoodi valvel, et ma olen valmis, aga kui ei toimu, siis ei ole hullu. Aga jah, ühesõnaga. Nii, let's go. Normaalne. Jaas, birthday girl! No tere! Kell on 1:30 isegi. Ei, kohe 2, okei. Ja, ma läksin ikkagi siis sünnipäevale. Olimegi mina, Kaisa ja Maria. Maria oli sünnipäev. Väga tore oli. Rääkisime igast teemadel, puistasime südant. Ja me läksimegi ära sealt mingi 12:30. Ja siis ma tulin koju ja siis ma lihtsalt kaisutasin Joosepiga. Aga peas mul on lihtsalt see teadmine, et järgmised 4 päeva on täiesti hullumeelsed mul. Ja ma ei tea. I don't know. 2 asja. Ma panin täna siis hommikul üles selle, kuna minu kosmeetik
hommikul on veebruaris soodukas, siis ma panin üles nagu väikse story, siis paningi selle, et oh my god, et milline mu nägu oli siis, kui ma niimoodi läksin ja milline mu nägu nüüd on. Ja sain ka nii palju tagasisidet ja siis ma sain ka aru sellest, et oh my god, mu näonaku oli täiesti kohutav, nagu täiesti kohutav. Ja nüüd see on nagu selline, et ma tõenäoliselt mul ei ole probleemi sellega, et mõni kunn vahepeal tuleb, see ei häiri mind. Sest see teadmine, et mul on suurem jama siit läinud, see on nii tore tunne. Ja teiseks, vahepeal on nii armas, kui mu õpilased kirjutavad mulle, kui väga nad hindavad mu tunde, sest ka mul tekib vahepeal need hetki, kus ma tunnen, et võib-olla ma ei tee midagi piisavalt hästi, nagu näiteks stripiga mul on see aasta olnud see, et see on kuidagi nagu ja palju vähemaks neid inimesi, et kuna ma olin harjunud, et eelmine aasta oli, ma ei tea, jaanuaris käis mingi 60 inimest tripis läbi ja nüüd see aasta on vaevu 30. Jah, see on isegi tegelikult see on palju, aga kui sa oledki harjunud nii suure sellega, siis on väga raske nagu tõdeda, et neid on nüüd vähem. Ja praegu on aktiivselt mingi 25 ja siis arvestan sellega, et iga nädal keegi ikka puudub ja nii. Et siis ikkagi tunnen nagu, et täna oli ka niisugune nagu tunne, et issand, kus kõik on või nagu ma ei tea. Aga siis ikkagi ma saan kinnitust, et it's fine ja kõik on tegelikult hästi. Ma mõtlesin, et ma natuke pikendan seda vlogi. Ma pidin need kommentaarid tegema. Vaadake, ma panen kirjad. Okei, ma olen juba aja hädas igati pidi kõigega. Ühesõnaga, et ma pikendan seda vlogi. Ma arvan, et ma teen 4 päevani ja siis reede, kus on valentinipäev, ma ei vlogi. Ma lihtsalt nutan kodus patti. Ja. Tere hommikust, käes on esmaspäev ja tänane päev algab mul sellised, et ma lähen venitustundi. Siis ma lähen mingile intervjuule ja siis ma lähen Friflosse tagasi, mul seal eratund ja siis õhtule shoipab. Aga kuna mul on hommikul vara proov ja on üks kava, mida ma üldse ei tea ja teisi kavas ma pean kordama, siis kohe, kui mul trenn lõpeb, ma pean ruttu tulema koju. Hakkame need kavasi kordama õppima, sest järjest homme on 8.30 proov, mis tähendab ju seda, et mitte, et ma ei ärka 8.30, vaid ma pean 8.30 olema proovis. Ja see on keeruline, kui nii pikad päevad on. Nii et eks siis näis. Põhimõtteliselt vaadake kui nunnu. Käisin siis, tegin selle intervju ära, see oli täiega tore. Nagu see nei oli täiega tore ja nagu mida? Mida hästi ju? Hold here near. Okei. Et väga äge oli. Ja nüüd siis lähme tagasi Friflosse. Ta tutab nii creepy. Ossa poiss Joosep. Kui see alles ründas. Kui imme kaitseks jah. No tere jälle. Tagasi mina kaadriga oma märkmikust. Juhei. Ühesõnaga, võtame ruttu tänase päeva kokku. Kell on tegelikult just vist see 12 näeb pean magama, sest ma äratsun 7.30. Nii et ma teen ruttu skincare'i ja siis magama. Aga mul alguses täna oli selline hästi väsinud nagu tunne ja tundsin, et ma olen vist nagu morn ja ühesõnaga 100 asja veel. Ja siis oligi see venitustund, oli nagu nii raske, sest me tegime hästi palju tehnikat ja mu keha lihtsalt ei suutnud, sest keha on tegelikult täiega läbi nagu nendest trennidest, et mul on vaja mingit lõgastumist väga. Aga siis oligi see, et ma läksin sinna intervjuule, siis ma olin mingi, mul on külm, ma ei tea, kus on, ja see intervjuu oli nii tore, see neiu oli nii tore ja see oli nii tore, et ta oli nii kursis mu eluga, et nagu kuidagi nagu selline, keegi teab, mis mu elus toimub. Ma ei tea, kuidagi see oli kõik nii nunnu ja mulle väga meeldis. Ja siis ma saingi sealt mingi uue energia, siis ma läksingi Friflosse, ma andsin ühe uuele õpilasele eratunni, mis oli ka väga põnev, et jälle nullist nagu, et vahepeal see on tore võtta nullist mingi, ma ei tea, tehnikat ja kõike. Ma ei ütle, et ma olen kõige parem tehnikas, ma lihtsalt annan nii palju teadmised ja siis, kui ma oskan. Ja siis oligi õhtu shoipap ja oligi meie viimane filmimine, meie viimane tavaline trenn ja väga hirmutav on see teadmine, et juba järgmisest, või tegelikult commercialiga juba sellest nädalast, sellest pühapäevast me hakkame võistlusessu tegema ja ma olen nii nagu
pingesveits, sellepärast, et ma kardan. Ütlen ausalt. Vaatame siis märkmik on. Kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Ma ütlen YouTube, sest see on mulle toonud nii palju võimalusi, sest nagu tänu selle YouTube'i ma sain selle intervjuu asjad. Trennid, nagu need annavad ikka mingit laksu. Ja tervis, sest ma tundsin kohe on nõrk, eks ju, tahad kohe hakata haigeks jääma ja see on väga-väga halb. Nii et ma olen väga tänulik selle, et mul on tugev tervis. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasatad. Vahepeal sul on suurem mõju, kui sa arvad. Et nagu mina ei saa arvata, ma lihtsalt teen oma YouTube'i ja niimoodi, et nagu pisikene väike tüdruk mingi üks video, mingi 3000 vaatamist. Ma olen pisike tegija, väga pisike. Aga sealt intervjuust ei mulje nagu ma oleks mingi väga huge tegija või nagu võrreldes nagu, et kui ta ütles need nimed, kes olid tema intervjuus veel, siis need on kõik suured nimed ja ma olen lihtsalt mingi väike plönn nende kõrval. Aga jah, võt. Nii, ja siin viimaseks, milline on sinu elu kõige naljakam seik? Või need on nii palju. Valesse autosse istumise lugu. Te kõik teate seda. Ühesõnaga istusin, leidsin Tinderist mingi venna, palusin tal meid sõidutada, tuli mulle vastu, ma ei teatud autodest midagi, istusin vale auto sisse, tegin ukse lahti, seal oli laste iste, siis ma nagu, kas see mulle vihjatas sellele, et ta teab, et ma olen gümnaasiumis ja ma olin täisealine muretsega, aga ma olin gümnaasiumis siiski, siis ma olin mingi, kas see mulle väest, see oli mingi, teil on vale auto vist ja oh my god, see oli minu eluks kõige piinlikumaid hetki ja ma tahtsin maale vajuda. Oh my god, kui ma mõtled. Ma kujutan ette, et see mees, kes siis oli seal autos, kelle autos ma kogemata istusin, ma arvan, et ta räägib sellest veel siiamaani. Nii piinlik. Nii piinlik. Jah, okei. Aitab küll, ruttu meik maha ja magama. Tere hommikust. Käes on teisipäev. Kell on 8 hommikul. Ma lähen kohe proovi. Ja täna algabki päev sellega, et ma lähen proovi, siis ma lähen free flow'sse, siis ma olen seal eratund ja siis tulen Simona Hills. Tere õhtust! Tegelikult on 1:30. Ja kui te küsite, mis ma olen peal trenni täna õhtul siin teinud, siis mitte midagi. Okay. Kuna meil oli trennides filmimised, eks ju, ja mõlemas Hillsi trennis oli mul filmimine nagu seoses valentinipäevaga, siis ma olen alati olnud see värk, et kui on valentinipäeva koreo, siis ma saan need videod üles nagu tehtud enne valentinipäeva ja praegu siis ma üritan neid hästi palju teha. Me tegimegi 9 videot, aga enamuse aja ma olin mases ja tegelikult mõtlesin, ma korraks nagu räägin. See on selline honest talk ja mis me oleme, aga ühesõnaga tegelikult niisugune nädalake juba olen tundnud sellist natuke nagu masendust. Sees on hästi suur kurbus ja see tuleneb nii paljudest erinevatest aspektidest ja ma saan aru, et need on üksteist asjad, mida ma võib-olla mõtlen üle või ma ei tea, mida kõike veel. Aga lihtsalt paratamatult ma tunnen, et need asjad teevad mind kurvaks ja siis mul on nii palju küsimusi. Üks suur teema on kindlasti kogu see meeste teema ja korra see, et mingi valentinipäev läheneb siin ja värki ja ühesõnaga 100 miljon asja, et kõik mu sõbrannad on suhtes ja kõik on oma härradega igal pool ja siis ühesõnaga selline feeling alone, kuigi ma tegelikult ju ei ole üksi. Aga ikkagi selline nagu mingi räige kurbus on sees. Ja ma lihtsalt aktsepteerin seda. Nüüd üks teine asi, mida ma olen nagu pikemalt aega tundnud, aga aina rohkem see nagu süveneb. Ja ma ei tea, millega see lõpuks lõpeb, aga I am trying not to cry, sest ma olen lihtsalt nii emotsionaalne ka, sest et nagu see masenduses olemine lihtsalt, ma tahan kogu aeg mõtta. Nii, ühesõnaga. Kui juba sügis, kui see üldse mul hooaeg hakkas pihta sügisel, eks ju, siis ma commerciali ja hip-hopi pärast üldse ei muretsen, ma olin mingi. Aga stripiga mul oli niisugune sisetunne, et see aasta toimub seal mingi nagu, ma ei saa öelda, et allakäik, aga mingi shift ja see toimuski.
või noh, toimub siiamaani. Et nagu, kuidas ma seda seletan, mis mind kuraks teeb? Ongi see, et viimasel ajal kui eriti, mul on väga palju inimesi ära läinud tripist ja mul on lihtsalt nii raske nagu leppida sellega, et teate, mis on nõme, kui sa jõuad mingi hetk kuskile tippu nii-öelda, on see, et tippust peab ju ka alla tulema, eks ju. Ja see on lihtsalt nii veider mõelda, et ma eelmine aasta rääkisin, nagu eelmine hooaeg rääkisin mingi, strip on mu kõige suurem grupp, oligi, reaalselt oligi, jaanuarikuus, kus oli just keerukem inimesi käinud läbi, mul käis 60, üle 60 inimesed käis stripist läbi eelmine aasta. Ja see summa on lihtsalt poole väiksem, isegi verkuma poole väiksem, nagu mul lihtsalt järjest langevad inimesed ära sealt ja nagu kui ma olen harjunud juba sellega, et mul on grupis 30+ inimest, et siis nagu isegi kui on puudujaid, siis nagu ei ole seda nii hästi aru saada, siis stripis on mul juba 25 ja see summa veel väheneb ja ma olen lihtsalt nagu, ma ei tea, mida teha, nagu selles suhtes nagu nii, kas ma seletan, kust minu probleem tuleb. Probleem tuleb, sest mul ei ole midagi selle vastu, et inimesed avastavad uusi stiile, avastavad, see pole ikka nende jaoks, lihtsalt ei jõua käia, mida iganes, kõike tuleb elus ette. Küll aga ongi see, et paratamatult mina lihtsalt ise hakkan mõtlema, et kui mul on nagu toimunud nii suur muutus, siis mida ma valesti teen. Ja ma automaatselt hakkan nagu ennast maha tegema. Ma ei suuda seda rääkida, ei ole vaata. Ma lihtsalt hakkan paratamatult mõtlema, et midagi pean mina ju siin valesti tegema, et inimestel kaob huvi. Ja siis ma nagu teen täiega ennast maha ja siis ma nagu võrdlen ennast teiste õpetajatega, et nagu mida nemad teevad, et nagu mida ma ei tee näiteks, et mingi, et siis ma ei ole piisavalt hea õpetaja, kui ma näiteks ei tee sellised asju, mida teised teevad. Aga selliselt, kui ma muidugi üritan ennast peata ja öelda, et igal õpetajal on erinev lähenemine, erinev stiil, erinev sisu, erinev suund, et sa ei saa võrrelda oma vahel üksteist. Ja siis ongi see, et mul hakkab see võistluste periood ja siis mul nagu, hip-hop on fine, aga commercialiga mul on nagu see, et ma olin nii valmis, ma olin mingi, oh my god, let's go, pole kunagi hiilsiga käinud nagu võistlemas, tiibkaalat me oleme teinud 2 aastat, aga me ei ole võistlemas käinud, eks ju. Et väga äge kogemus meile kõigile ja siis nagu ma arvasin, et nagu valdav enamus on ka nagu mingi, jaa, teeme ära, aga nagu kui mul on nimekirjas 39 inimest ja mul reageeris sellele täna nüüd sellele postitusele, et nüüd pühapäeval hakkab õppima, et kes on nagu nii, siis reageeris 19 ja ma olen nagu peas ma mõtlen, et kui ma oleks teadnud, et see summa on reaalselt niimoodi, et pool tahab ja poole taha, ma ei oleks seda teekonda ette võtnud, sellepärast, et ma ei näe pointi siis. Kui pooled ei taha ja pooled tahavad, siis nagu see equation ei tööta. No ma loodan, et seal on ikkagi mõned, kes pole kas seda teksti näinud või nad alles panevad laigi või nad unustas panna laigi ja seda midagi. Aga lihtsalt ma nagu, ma olen nii lostumadega. Ja stripis mul hakkab ka nagu mott ära kaduma, ma ei tea. Ma reaalselt arvasin, et ma saan seda kõike rääkida nii, et ma ei nuta ja mingi mõnum. Aga lihtsalt mul on praegu väga emotsionaalne ja iga asja jääb mind nutma. Nii et... Teetame ühe asja lisaks ja veel tegelikult ikkagi. Wait, what? Oot. Ma tegin just alles praegu uuenduse ära iPhone'il, eks ju. See, mida kõik tegid juba, ma ei tea, 3 kuud tagasi. Ja ma näen, et siin on olemas koht, kus ma saan panna video pausile ja filmida edasi. Oodake, ma katsestan korra. Ootus, see on reaalselt ju life-changing moment praegu. Ma hakkan seda kasutama. Anyways, et see on täiesti hämmastav, kuidas loomadel on võime nii hästi nagu tunnetada inimesi ja nagu nende olemasolek ja nagu see, mida nad ja kuidas nad meile mõjuvad, see on nagu nii haige. Nagu näiteks, kui mul on kõik hästi, siis Joosep pigem on selline, et ta nagu, jah, ta tahab küll mingit moodi lähedust, aga ta nagu ei ole nii nagu niidi ja ta lihtsalt nagu chillib igal pool ringi, ta mu lähedal muidugi, aga ta nagu ei vaja hullult nagu neid musisi ja kallisi ja kõike seda asju. Nagu kui tema vajab neid, siis ta teeb nagu, ta läheb hulluks. Ta ei pea ka nagu seda, nagu täiega niimoodi, nagu see on lihtsalt crazy, ta see jõud on ka nii tugev,
et vahepeal ma nagu saan täiega vastu nägu, sest lihtsalt ta nagu see konu või mis iganes, ta kogu nägu lihtsalt tuleb täie rauaga mulle peale, eks ju. Nii. Ja siis kuna ma olen olnud ju viimastel päevadel väga nagu selline niuke low energy ja niuke veits mase, eks ju, mis veits, no päris palju tegelikult. Ma lihtsalt, see on nii huvitav, et tegelikult ma ei tea, kui ma inimeste sekka lähen, siis ma suudan seda nii hästi varjata. Aga tegelikult your bitch is desperate, okay? Not desperate, depressed. Ühesõnaga. Ja siis viimased päevad, nagu, kui ma tulen koju, siis Joosep lihtsalt tuleb mulle alati vastu, ta mingi mjau, eks ju, teeb mulle mjau, ma mingi jõu, noh, selline nagu, noh, lähme nüüd sööme, tavaline me sööme. Ja siis viimased paar päeva, ta tuleb niimoodi, et ta tuleb nagu sinna tooli juurde, ta läheb käpadega nagu sinna tooli peale niimoodi, et ta ütleb nagu ma tahaks, et ma peaksin teda sülle võtma. Ja siis ma võtan ja ta teeb mulle kõige suurema kalli, mida üks kass saaks üldse oma omanikule teha. Ta nagu panebki käed niimoodi tšükk ja siis ta teeb niimoodi raigelt laseb lihtsalt ja siis ma olen lihtsalt nagu okei, see ajab mind nutma lihtsalt, sest nagu see on nii armas ja siis see ongi see, et nemad tunnetavad, kui sa oled kurb või kui sul on vaja natuke supporti ja see on nii cute, nagu I love it. Ma nagu olen terve tundnud, et mingid hetked ajavad mind nutma, aga ma nagu ei ole nagu burst out inud ega midagi. Ja siis see hetk, kui Joosep tuli ja tegi neid asju, I broke down. Ma viskasin samasse maha pikali ja ma olin mingi täitsa pekkis nagu. Nii et jah, loomad on väga suured ravijad, ütleme nii. Tere hommikust! Kes on kolmapäev? Loota kolmapäev. Ja tegelikult ma olen siin natuke juba tegutsenud, ma unustasin lihtsalt loogida. Aga oligi see, et ma käisin hommikul pediküris. Punased küüned seekord, jaas! Ja nüüd kell on 1 midagi. Ja mul on siis täna õhtul veel commercialiga esinemine kella 6:30 paiku Mustamäe keskuses. Seal on siis Bridget Jonesi filmi esikas ja siis me esineme seal. Aga ma mõtlesingi, et ma hakkan ennast kontorisse minema, et tegutsen kodus. Mul on päris palju asju vaja teha. Nii et jah. No nii, ma olen ennast valmis pannud ja nüüd ongi aeg minna Mustamäe keskusesse. No nii, ma olen kodus tegelikult juba olnud viimased 3 tundi. Esinemine oli selles edukas, et kõik läks hästi. See vahepeal tuli mingi mees meie vahele, nagu seda tasmist mööda kõndida, see oli natuke naljakas. Ja noh, oliks see, et alguses me pidime esinema nagu kinosaalis, aga siis kuna see üks saal müüdi välja, siis pandi teine ka, et see oli imelik, et me peaksime siis mõlemas saalis nagu esinema. Et loogilisem oli vist esineda nagu seal väljaspool alal. Ja võt. Ja siis ma tegingi koju. Siis oligi see, et ma hakkasin harjutama homseks esinemiseks. Tegin ühe ringi ära. Siis vahepeal tegin mingid gruppide videod valmis. Ja siis nüüd kohe varsti teen teise ringi, kordan veel tantse läbi. Et homseks oleks kõik. Võt. Tere hommikust, vaadake seda. Okei, nii. Täna on neljapäev ja ma suundun hetkel Freeflow'sse venitustundi, minu Stretch and Tony, kell on juba nii palju, nii et ma jään ilmselt hiljaks. Aga ja siis mul on täna massaaž, siis ma kordan kavasid, teen natuke kontorit ja siis ma lähengi Klingbergi, meil on seal siis Empire Show ja kaks show'd, nagu et üks osa ja teine osa, nii et wish me luck! Ma olen jõudnud edukalt koju ja ärge pange tähele, mul jäi sellest viimasest paelast või mis iganes mul peas oli, jäi väike triibukene. Aga
esinemised läksid väga hästi, mitte midagi ei läinud sassi, kostüümid jõudsid ilusti vahetatud. Üks koht oli mul selline, kus ma panin kogemata valed jalanõud, aga ma jõudsin need ära vahetada õigete vastu. Nii et sellest oli fine ja ilusti kõik tantsud jõudsime lavale. Kõik toimis ja ühesõnaga ma tulin ära ja ma tundsin, et ma olen väga hästi teinud ja ühesõnaga ma olin väga proud endale. Nii et võt, väga hea. Ja jah, minu ma jõudsin koju ja ma väsisin ära. Ma arvan, et ma teen ühe selle massaažikuuri jalgadele ja natuke chillin ja siis hakkan aga monteerima ja kõike seda kraami. Nagu näha, siis ma olen juba voodis. Ma tegelikult vaatasin saadet, juba hakkasin magama jääma ja siis ma sain aru, et oota, ma ei ole seda vlogi lõpetanud. Ühesõnaga, aitäh, et jätkuvalt vaatate mu vloge. Ma loodan, et need on toredad ja et teil meeldib. Ja enne kui me lähme siia vlogi lõpetuse juurde, siis järgmises episoodis. Kuidas läheb mul Eesti Laulul? Jep, ma ikkagi natukene saan oma jala sinna ukse vahele, et lähen homme sinna appi. Kuidas läheb mu gruppidel valmistumine võistlusteks? Kuidas läheb veinikoolitus? Kuidas lähevad UV-showd? Neid tuleb lausa 2. Ja kuidas läheb meil Empire Show'ga? Seda kõike ja palju muud näete järgmises videos. Ciao!